Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on imeline naisterahvas, suure algustähega Urve Kilk, kes on inspireerivaks eeskujuks. Urve on endine eesti keele kirjandusõpetaja, tänaseni Eesti rahvatantsu õpetaja, eestluse ja rahvakultuuri hoidja. Tere, Urve! Tere, Kaisa! Kuidas läheb? Aitäh küsimast, pole viga. Sa oled sündinud Misso vallas Võrumaal. Milline oli sinu lapsepõlv? Jah, Misso vallas Võrumaal, praeguses Misso Alevis olen mina sündinud. Minu lapsepõlv kahjuks sattus sõja-aastatele. Olin 2-aastane, kui kadus Eesti Vabariigi iseseisvus, siis oli natukene Vene võimu, edasi järgnes Saksa okupatsioon ja siis tuli jällegi uuesti Vene võim tagasi. Sõja-aastad olid koledad, kuigi ma olin väike, aga ma mäletan seda, kuidas me öösiti magasime ka riietes, et kiiresti pommitamise eest ära põgeneda. Meie maja oli ja on muide ka praegu veel Riia Pihkva kivide ääres ja sealt vooris ühtelugu väga palju sõjatehnikat ja autosid. Ja pommitamine oli ka üpris sagedane, nii et ühel hommikul, kui ühel öösel pommitati nõndaviisi, et umbes 200 meetrit eemale mäe otsa oligi tekkinud väga suur pommiauk. Ja siis, kui asi läks ikka väga hulluks, siis tuli lihtsalt ära põgeneda sealt. Ma ei tea, kust meie isa selle hobuse sai, meil hobust tegelikult ei olnud, isa oli külarätsep. Pandi koorem peale, lehm ka vankri taha ja niimoodi me läksime jalgsi. Küllap lapsed ikka ka koorma otsas, mul oli ka ja on praegugi veel õde ja läksime Viitinasse, see on üks 20 kilomeetrit kindlasti Missost. Ja seal Viitinas elasime siis kõige kuumemad päevad üle ja mäletan isegi ühte lahingut, mis seal maja taga mäe otsas oli. Meie küll kannatada ei saanud, aga hirmus oli küll. Ja kui siis ükskord tagasi koju jõudsime, siis selgus, et üks pool kiviteed oli põlengu all kannatanud, nii et kõik majad olid hävinenud sealt lõunapoolsest küljest. Meil olid õnneks põhjapoolsel tee ääres ja meie maja oli alles ja kogu see elamukartal seal oli kõik alles olemas. Nii et see oli kole aeg ja siis ma läksin kooli just 44. aastal ja üks minu õnnelikumaid päevi, mäletan väga hästi, oli 9. mai 1945, kui tuli teade, et sõda on lõppenud. Kuigi veel väike koolilaps, 1. klassi lõpetaja, aga ikkagi see oli niisugune päev, mis jäi eluajaks meelde. Aga millised on veel sellised lapsepõlvemälestused, mida sa hea meelega meenutad? No hea meelega meenutan tegelikult ikka nii nagu lapsed alati, et lapsepõlv on ilus aeg. Me elasime küll väga vaeselt, aga ometi toredalt. Kodus oli alati väga lõbus, sest minu isa oli naljamees ja ühte lugu aasisime ema kallal ja naer ja nali käis ühte lugu kaasas, sellepärast niisugused optimistliku meelega tulime kõikidest hädadest ja vaevadest läbi. Ja peale selle olid meil väga toredad suhted naabri tüdrukuga, kes elab praegugi veel Missos. Meie õega kahekesi, õde on just 2 aastat vanem ja see Malle on minuga peaaegu üheealine, ainult pool aastat
vanem ja temaga sai ühte lugu mängitud, ega meil ei olnud küll mingisuguseid erilisi ilusaid mänguasju, oli ainult üks liivakast, kus me siis natuke saime ka nii-öelda lapsemänge mängida. Muide, väga palju me mängisime pallikooli. Nüüd vist ei mängita, aga see oli niisugune mäng, kus visatakse pall vastu seina ja siis oli 10 klassi ja igas klassis oli erinev tegevus ja siis niimoodi me võistlesime omavahel. Aga oli ka igasuguseid omavahelisi nääklemisi, õega me saime väga hästi läbi, me kodus ei tülitsenud, sest mul õde oli nii hea inimene, et tema andis alati kõik asjad, mida mina tahtsin mulle ja sellepärast pahandust ei tekkinud. Aga naabriplikaga läksime küll niimoodi riidud, mäletan ükskord, kus jooksime tema eest ära, tema tuli kilu pangega meile järele ja mina muidugi pääsesin, sest minul olid varedamad jalad, aga õde sai siis ikka oma tutaka kätte. Aga pärast oli meil nõndaviisi, et ei läinud, mõni tund läks mööda ja siis saime jälle kokku ja siis öeldi meil nii, et oma pini purõlõse oma leppüsega. Üldse kasutati meil väga palju vanasõnu ja kõnekäände. Nii et tegelikult ilusad ajad. Aga millisena sa mäletad oma lapsepõlve Võrumaad? Lapsepõlve Võrumaa oli väga ilus, nii nagu ta praegugi on. Ja meie pidime muidugi käima ka karjas ja minu isa oli ka Uusmaa saaja ja siis me võisime oma lehmaga minna natuke maad eemale ja kuigi oli ainult üks lehm, aga ikkagi karjas pidi käima. Kuigi see oli tüütu, aga see oli omamoodi tore aeg ka. Ja see Võrumaa tegelikult ei olnud mitte ainult Missio-alev, vaid Võrumaa olid ka sugulased Kiviora külas. Üldiselt sugulaste vaheline läbikäimine oli tol ajal väga suur. Meie lapsedki käisime jalgsime 5-6 kilomeetrit, sai Õkva minna. Ja ühte lugu me olime seal onu juures külas, onul olid ka tütred, muideks minu onu tütre tütar on praegu Naur Kalevi abikaasa. Nii et ja just millegipärast selle onu juures me olime alati kõige rohkem. Käisime suitsusaunas, ta tegi meile pastlaid, tegi oma lastele pastlad, tegi meile ka pastlad, sest ega midagi muud erilist jalga panna ei olnudki. Aga millal sa ise viimati Võrumaal käisid? Ja ma saan aru, et see maja, kus sa siis elasid, on säilinud? Jaa, see on praegugi alles, seal elab keegi, keda küll ma ei tunne. Need kui me sealt ära tulime, siis see käis käest kätte, aga see on alles, nii et me oleme sealt pilti teinud ja kuidagi väga hell ja armas tunne tuleb. Igal aastal käin vähemasti ühe korra, sest mul on seal vanaisa ja vanaema ja isegi vend maetud sinna kalmistule ja me käime ikka igal aastal ühe tiiru vähemasti. Aga kuidas sa ikkagi siis Ida-Virumaale sattusid? Ikka sõda ja Nõukogude võim oli see, mis meid siia tõi, nii nagu väga paljusid Võrumaa inimesi ja Jõgevamaa inimesi ja üldse paljud eestlased tol korral pidid kas põgenema või lihtsalt kas põgenema nälja eest või põgenema hirmu eest küüditatud saada. Meil ei olnud seda hirmu, sest me olime vaesed, aga lugu läkski niimoodi, et kui rahvas jäi väga vaeseks, siis ei olnud enam võimalust lasta külarätsepal ka endale midagi õmmelda ja lihtsalt selleks, et peret ära toita, tuli isa leida uus koht elamiseks. Ja Kohtla-Järve oli ju tuntud selle poolest, et siin olid kaevandused ja isa ettevõtlik mees tuligi siia esialgu üksi ja elas siin umbes 6 kuud üksinda ja sai siis Kohtla kaevandusse tööle, oli seal kaevur, ega tal seal kerge ei olnud, sest ta oli üpris niisuguse peenekondiga mees ja polnud üks rasket füüsilist tööd eriti palju teinud. Ja kõige hullem oli see, et peret ei saanud tuua siia, sest ei olnud ju korterit. Lõpuks lubati talle üks korter siia laagrisse, Kohtla-Nõmme juures, seal kummivabriku juures oli siis laager, palju barakke. See oli märtsikuus, kui isa tuli siis perele järele, aga mina olin koolis väga aktiivne. Tegin igasuguseid klassiväliseid tegevusi ka, küll laulsin, küll tantsisin, küll võimlesin, küll mängisin näitemängu ja ka spordivõistlustel lõin kaasa ja siis õpetajad palusid, et ärge Urvet veel ära viige, et lasta olla ikka aasta lõpuni siin. Ma käisin 6. klassis. Ja tuldigi vastu, mul elas seal siis tädi ja mina jäingi siis tädi juurde. Aga siis, kui ema ja isa siia kohale jõudsid, siis selgus, et selles korteris oli juba
elanik sees. Ja oligi ja ei olnudki kuhugi minna. Õnneks oli jälle üks hea kodukandi naine, kellel oli olemas seal samas laagris üks pliidiga tuba ühes barakis. Ja sinna pliidiga tuppa võeti veel meie ema ja isa ja muide lehm toodi ka kaasa sealt missost. Ja mina tulin alles siis suve hakul juba siis, kui kool oli läbi ja sõitsin esimest korda rongiga. Ma nii mäletan, kui ma Võru linnas ekslesin. Ma olin ühe korra Võru linnas käinud ja teadsin ka, olin näinud raudteed ja rongi ja teadsin, et kus kohas see jaam on. Aga ma nii nagu Võru linna sain, nii hakkasin kohe jaama otsima. Ma arvasin, et see jaam on niisugune väikene saunataoline majakene. Ja muud kui läksin, nii lõppes tänav otsa. Aga ma olen siiamaani niisugune, kes eriti midagi julge küsida. No nüüd ma ikka teed julgen küsida. Aga tol korral eriti häbelik. Aga lõpuks ma jõudsin ilusti jaama ja pidin Tapal ümber istuma. Ja 12-aastane tüdruk, no nüüd on 12-aastased juba hoopis julgemad, aga tol korral ikka üpris niisugused arad. Aga ma sõitsin niimoodi, suutsin õigel ajal ümber istuda ja jõudsin Kohtla jaama, kus ema tuli vastu ja me elasime selles väikses korteris, kus oli palju lutikaid, terve öö põles kindlasti tuli. Mahtusime kõik 6, sellel perel oli ka siis ema, isa ja poeg ja meie 3 õde jäi mul ka muideks maale. Ja siis pool aastat ma lõpetasin, ma käisin Kohtla-Nõmme koolis, pool aastat 7. klassi ja siis kuna siia kuskile korterit ei saanud, siis isa läks Kiviõlisse Varinurme ja leidis sealt siis ühe erakorteri ja siis me elasime veel pool aastat ka Kiviõlis, nii et ma lõpetasin Kiviõlis 7. klassi ja siis isal oli juba tutvusi ja siis selgus, et tal oli võimalik saada ka Rätsepa ametisse ja niimoodi siis saime jällegi barakki Päikese tänavale Kävasse endale korteri, mida oli vaja remontida ja niimoodi me siis sinna elama tükiks ajaks jäimegi. Keskkoolis käies elasin ma seal. Kas sa mäletad seda tunnet, kui sa astusid rongi pealt maha ja olid nüüd siin Ida-Virumaal? Mina ei teadnud siis Ida-Virumaast midagi, siis ei räägitud üldse, siis ei tea, kas siis kohe oligi üldse Ida-Virumaa. No, et sa olid siis, mis tunne oli astuda rongi pealt maha ja olla siis uues kohas, et siin selles mõttes? Mul oli lihtsalt suur rõõm, et ma nägin jälle oma ema ja isa. See oli kõige suurem rõõm, aga see, et lapsena ma veel ei tundnud seda, et nüüd ma olen täiesti võõras kohas ja hoopis teistsuguse elulaadiga inimeste hulgas. Seda tunnet ma küll ei mäleta. See, et ema ja isa olid juba ees, tegi juba asja koduseks. Aga otse loomulik. Ja siis sa valisid endale erialaks Tartu Ülikoolis eesti keele kirjanduse, jah? Kuidas siuke valik tuli? Aga lihtsalt sellepärast, et mulle eesti keel väga istus koolis, mulle meeldis just nimelt keel. Kuidagi saingi väga lihtsalt hakkama kõikide nende kontrolltöödega, mäletan ühte lugu ennast ette ütlemas teistele. Ja tegelikult küpsuseksamitel selgus, et ma sain eesti keele kirjandi eest ainukese 4 ja siis oli tarvis minna veel õppima, et paremini eesti keelt selgeks saada. Ja kuna ma lõpetasin hõbemedaliga, siis mul ei olnud vaja eksameid ka teha ja niimoodi ma õnnelikult sinna eesti keele filoloogiasse sisse sain. Aga kuidas sa täna meenutad neid ülikooli aegu ja õpinguid? Mis seal rääkida, need oli ikka kõige ilusamad ajad. Ülikooli ajad, jah? Loomulikult, see on ikka tütarlapse elus üks kõige kaunimaid aegu kahtlemata. Ja kursus oli väga tore ja peale selle ma sain tantsima ka rahvakunsti ansamblisse. Ja need tantsuaastad tegid eriti kauniks kogu selle elamise seal. Ja ka see oli väga tore, et ma elasin loomulikult ühiselamus. Ja need toakaaslased on kahjuks praeguseni enamus juba pilve peal, ainult üks naine on jäänud, temal oli eile sünnipäev Elvas, õnnitlesin teda. Ja need olid ikka sõbrad eluajaks. Nii armas. Väga armas, väga armas. Aga rääkides eesti keelest, siis kuidas sulle tundub, et kuidas Ida-Virumaal on täna lood eestlusega, eesti meelega ja eesti keelega? Eks ta ikka kogu aeg minu arvates järjest raskemaks läheb. Läheb juba raskemaks sellepärast, et eestlasi jääb kogu aeg vähemaks. Ja siis, kui oli
nüüd 2 aastat tagasi suur võitlus eestikeelse kooli pärast, siis mina ei olnud seda meelt, et peaks tegema Järve gümnaasiumi eestikeelse, kus õpivad muukeelsed ja eestlased segamini. See tõi kaasa lihtsalt selle, et väga nii mitmedki läksid Eestimaalt, tähendab Kohtla-Järvelt minema, otsisid endale paremaid kohti küll Tartus, küll Tallinnas, sest nad kartsid. Mina olin seda meelt, nagu Ossinovski ütles, et oleks pidanud jääma see Eesti gümnaasium, mis oleks jäänud endiselt eesti keele ja kultuuri kantsiks siin Ida-Virumaal, täisgümnaasium ja võib-olla siis kõik ümberkaudsed eestlased ka Jõhvist, muide viimastel aastatel oligi nii, et Jõhvi kooli omad tulid meie kooli õppima, just need targemad pead, sest tegelikult oli ju õpetamine väga heal järjel, meie kool oli ju pidevalt paremate hulgas nende eksamitulemuste põhjal. Ja võib-olla siis oleks olnud kergem seda eestlust säilitada. Muidugi imeinimene see Hendrik Agur, täiesti imeinimene, et tema tuli ja nüüd veab seda koormat, ega tal kerge küll kindlasti ei ole ja pean kogu aeg pöialt, et ta suudaks siiski selle kooli tõepoolest eestluse kantsiks uuesti teha, aga ega see kerge ei ole. No näiteks minu vaatevinklist rahvakultuuriga on seal üpris viletsad lood, ei ole koori, ei ole tantsurühma, aga on muidugi orkester ja on muusika, nii et ei tea, kuidas läheb ja palju tänu ka nendele õpetajatele, kes on tulnud mujalt Eestimaalt siia eestlust arendama ja eestlust hoidma. See esimene aktus, mis oli 1. septembril 19 ja see oli minu arust imeaktus, see oli nii ilus, see oli nii tipp-top korras, nii et lausa heldinud olin ma seal aktusel olles. Aga me rääkisime juba rahvakultuurist ja rahvatantsust, et kas sinu esimene rahvatantsumälestus oligi ülikoolis? Ei olnud, ikka lapsepõlves. Mäletad seda esimest rahvatantsurühm, tähendab kõigepealt meil Pugola algkoolis, tol korral oli algkool ja pärast 7-klassiline kool, oli väga tore õpetajaskond, kes õpetas lapsi laulma, tantsima, näitemängu tegema, meil olid koolipeod väga toredad. Ja seal nad õpetasid meil selliseid laulumänge, tähendab, tegid laulusõnadele mingisuguse liikumise tantsu, pandi ühtemoodi riidesse ja laulsime ja tantsisime, isegi Ungari tants õpetati meile selgeks. Aga rahvatantsurühm tehti meil ka segarühm, ma olin siis, ma ei tea, kas 5. või kuskil, arvan, et 5. klassis oli juba siis. Ja siis mul oli tädipoeg Guido Tuvi, kes oli hiljem näitleja Vanemuises. Ja tema ütles, et hakkame aga meie koos tantsima. Vaat see oli minu esimene rahvatantsurühm. Aga siis, kui ma tulin siia Kohtla-Järvele, siis 1. keskkoolis sain ka õnneks tantsima. Seal käis konkurss neidude rühma. Neiud tantsisid segarühma tantse ja 2 tüdrukut oli puudus ja siis võeti kõik 8. klassi tüdrukud, tol korral algas keskkool 8. klassist ette, kõik, kes tahtsid, õpetati nendele selgeks Leedu Kalvelis ja siis lasti ette tantsida, kes olid huvitatud, väga palju teisi noori tuli vaatama ja nad siis valisid välja 2 tüdrukut. Üks olin mina õnneks ja siis ma tantsisin keskkoolis ja siis loomulikult edasi ka juba ülikoolis. Aga milline oli esimene suurema tantsupeomälestus? 1960, siis ma olin ülikooli rahvakunsti ansamblis ja tantsisin ise suurel staadionil Helju Mikkeli käe all. Urve, sa oled Ida-Virumaa rahvatantsu kuld. Ja õpetajatöö kõrvalt oled juhendanud tantsurühmi ning korraldanud mitmeid üle-virumaalisi laulu- ja tantsupidusid. Samuti oled olnud ka üleriigiliste tantsupidude liigijuht ja assistent. Kuidas sa täna võtad kokku kogu selle oma suure armastuse rahvatantsu vastu? Kui ma olin ühel Tartu Ülikooli rahvakunsti ansambli juubelil, siis ma ütlesin niimoodi, et ülikool on andnud mulle 2 väga olulist varandust elus. Alma Mater on andnud mulle leiva lauale, see tähendab, et ma sain sellega, teenisin selle eest maksti palka, et ma eesti keelt õpetasin. Aga rahvatants andis elamused ja andis ka kuulsuse. Ja see, et kõik nii hästi on läinud, see on kõik olnud tänu ülikooli rahvakunsti ansamblile. Väga ilusti öeldud.
Sa oled saanud ka elu jooksul palju tunnustusi, loen mõned ette. Valgetähe 4. klassi teenetemärk. Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium. Ida-Virumaa teenetemärk. Sinu auks on Kohtla-Nõmmel avatud sinu nimeline pink. Kodarraha, mis aumärgina on kõrgeim austusavaldus pühendumise eest laulu- ja tantsupiirude väärtuste hoidmisel ning edasikandmisel. Ma usun, et ma räägin väga paljude Ida-Virumaa inimeste eest, kui ma ütlen, et me oleme sinu üle väga uhked ja sulle väga tänulikud. Mul on sulle väike üllatus, et ma olen kogunud sinu endistelt õpilastelt mälestusi ja ma loen sulle mõned ette, et siit tuleb nalja, tuleb armastust, aga tuleb ka tänulikkust. Mäletan juhtumit, kui eesti keele suvetööl hakkasid klassis poisid lakkamatult naerma. Õpetaja Urve Kilk püüdis välja selgitada, mis on naeru põhjuseks, kuid poisid vaikisid. Õpetaja oli sunnitud poisid klassist välja saatma, et tagada klassiruumis vaikus. Üks poistest ei naernud, vaid istus peanorgus oma laua taga. Teda klassist välja ei heidetud. Klassiruumis valitses vaikus, kui järsku kõlas klassis valikraaksatus. Õpetaja palus vaikselt istunud poisil avada seljakott, kust heli kostus. Selgus naeru põhjustaja, suur must rong seljakotis. Poiss oli leidnud õuest haige tiivaga linnu ja otsustas ta endale võtta. Siis said kõik korraliku kõhutee naerda, õpetaja Urv oli jahmunud ja käskis linnu koheselt õue viia. Kas sa mäletad sellist mälestust? Ei mäleta, täiesti huvitav lugu. Üldse ei mäleta. Loen järgmise. Õpetaja Urve suutis tihti ajastada erakorralise tantsuproovi täpselt mõne tüütu tunni asemele ja see privilegeeritud tunne, kui teised jäid tundi ja mina läksin tantsima, on üsna erksalt meeles. Urve Kilk on ehtne näide väga edukast juhist, kes on võimeline oma kindlat visioon ja nägemust realiseerima läbi suurte inimmasside nii, et kõik pooled on üksmeelel ja sünkroonselt õnnelikult. Minu arust see on väga ilus lause, viimane lause. Seda meenutas Karel Soodalu. Ära räägi. Aitäh, Karel. Tänu Urvele ja sellele, et tema tantsurühmas tantsisin, pääsesin 8. klassis poiste klassi üleviimisest ja ütlesin alati uhkusega, et minu klassijuhataja on Urve Kilk. Esimese asjana, kui mõelda Urve Kilgi peale, meenuvad sõnad soe, siiras, aus ning seda kõike ülivõrdes. Eesti keele kirjanduse õpetajana motiveeris õppima ja alati oli ka väike aukartus hinges. Siiani tulevad eesti keele käänded une pealt meelde. Kui rahvatantsus ikka rüht sirge polnud ja tantsusammud välja ei tulnud, siis kordasidki neid nii kaua, kuni need lõpuks pähe jäid. Minul õnneks sellega probleeme ei olnud, kuna kõik tundus Urve käe all õppides nii lihtne ja selge. Aitäh, et meid tantsu peale viisid, see on mälestus kogu eluks. Mulle meeldisid alati Urve Kilgi eesti keele kirjanduse tunnid. Tunnid olid huvitavad ja sisukad. Katrin Kiviselg meenutab. Mul oli väga uhke tunne, et Urve Kilk oli minu rahvatantsuõpetaja. Mulle meeldis, kuidas ta tantsuõpetajana pööras tähelepanu detailidele, naeratus, sirge rüht, joondumine. Ma olen nii tänulik, et tänu temale saime osaleda mitmel suurel tantsupeol. Mälestused neist on kustumatud ning austus rahvakultuuri vastu on samuti tänu sellele tohutult kasvanud ja südamesse läinud. Kui läksin ülikooli, siis esimese asjana otsisin endale rahvatantsurühma, millega liituda. Esimesena meenub Urve Kilgiga seoses see, et tal polnud rahvatantsu jaoks muusikat vaja. Ta sai ise väga hästi laulmisega hakkama. Ma austasin teda õpetajana väga, kuigi mulle meeldis tunnide ajal teinekord natukene nalja visata, siis austuses tema vastu kuidagi alateadlikult hoidsin ennast tema tunnidest tagasi. Väga meeldiv õpetaja, temaga polnud kellegi konflikte. See oli Madis Linnard. Oi eeldus, kui ilusad. Austatud eesti keele kirjanduse õpetaja, klassijuhataja, rahvatantsuõpetaja Urve Kilk panustas väga palju oma õpilastesse. Ning olles ise juba vanuses 30+ tulevad tihti meelde õpetaja targad õpetused. Kui tööalaselt laekub mõni kirjavigu täis e-kiri, siis tekib soov hõigata. Õpetaja Urve emakeele tunnis me õppisime seda, kuidas saab selline kirjaviga sisse tulla. Aga mis veelgi tähtsam, õpetaja Urve jagas meiega väga tihti just eluks vajalikke soovitusi ja elutarkusi, mida noorena kahjuks täielikult ei mõistnud. Ega võib-olla ei pidanudki kohe mõistma. Aga kindlasti mõistad vanemaks saades ja vähemalt minule tuleb õpetaja Urve väga tihti sellega meelde. Mäletan, kui istusime klassis järgmise tunni ootused ja arutasime klassikaaslastega seda, kelleks me täiskasvanu saada tahame. Selle arutelu käigus teismelistele omaselt kõlasid ilmselt veidi raamistikust välja jäävad ideed ja mõtted. Meie arutelu jõudis tunniks valmistuva õpetaja Urve kõrvu, kes äreva diskussiooni sekundilise pausi hetkel ütles: uskuge mind, elus on tähtsamaid asju.
Lühike lause, mille sisu on palju sügavam, kui alguses võib tunduda. On saatnud isiklikult mind kõik need aastad ja pannud meenutama seeläbi meie õpetajat Urvet. Meenutan soojalt ka meie rahvatantsurühma ühiseid harjutamisi peale tunde, väljasõite rahvatantsuüritustele nii väiksematele Vokasse kui suurematele Pealinna Tallinnasse. Olime vist siis 8. klassis, kui õpetaja Urve küsis, mis te arvate, kas naised võivad olla oma meestest pikemad? Mina olin ainuke, kes tõstis käe ja selle peale hakkas terve klass naerma. Ma olin väga kurb. Mäletan väga hästi, kuidas õpetaja tõusis püsti, astus klassi ette ning kaitses mind ja minu arvamust. Rääkis kõigile, kuidas ei ole ilus naerda teiste arvamuste üle ning seletas igale ühele õigust oma arvamuse väljendamiseks. Hea õppetund, mis jääb meelde terveks eluks. Uskumatu, mis on inimestele meelde jäänud. Katri Krall meenutab. Õpetaja Urvele mõeldes meenub alati minu esimene mitterahuldav hinne. Puudusin, kui 7. klassis emakeele tunnis alust ja õeldist õpiti. Seetõttu oli tunnikontrolli tulemus vastav. Mul oli väga piinlik. Loomulikult pole saanud ka ilma rahvatantsuta. Kui minu ja õe suurimad tantsusammud jäid kooliaega, siis ema jätkab seda liini siiani. Minu jaoks on õpetaja Urve selline inimene, kelle juuresolekul tahan alati õigesti käituda ja rääkida. Teisiti ei sobi teps mitte. Uskumatu, mida sa loed praegu. Mulle meenub, kui õpetaja Urve minu kirjandit ette luges. See oli nii ägedalt kirjutatud. Teemaks oli vist tuleviku mina. Ma olin väga uhke, et minu kirjand klassi ees ette loeti ja ma olin kindel, et siit kukub hinne 5. Kui kirjandi kätte sain, nägin selle peale hinnet 3, sest kirjavahemärki oli üle ja oli puudu. Läks nii, nagu läks ikka. Urve Kilk oli väga hea õpetaja, kes oli tugevate närvidega. Tänu temale otsustasin, et hakkan õpetama eesti keelt ka teistele. Ma küll täpselt ei mäleta, mis klassis ma sain eesti keelest 2, aga sellel hetkel sain aru, et ma tahan ka ise õpetaja rollis olla. Hiljuti läks minu laps 1. klassi ja kui kooli sattusin, siis küsisin alati, ega Urve Kilki koolis pole. Tema on inimene, keda on alati suur rõõm näha. Temaga on ainult soojad ja positiivsed mälestused. Kristiina Koppel meenutab. Esimene mõte, mis Urvega seostub, on see, et ta oli nii minu kui ka minu ema eesti keele õpetaja. Ja kusjuures me mõlemad oleme täna erialalt eesti keelega siiani seotud. Tema õpetab eesti keelt muukeelsetele ja mina koostan eesti keele sõnastikke. Mine tea, kas siin on mingi seos, tahaks uskuda, et on. Aga tegelikult seostub Urve minu mälestuses ikkagi pigem rahvatantsuga. Kuna ta oli nii tegija rahvatantsu õpetaja, siis võis ülevaatusel alati kindel olla, et meie saame edasi. Väga armas sündmus oli viimane kooli tantsupidu 12. klassis, kus mitte keegi meist ei suutnud nutmist lõpetada, sest nii kahju oli temast ja rühmana laiali laguneda. Ja siis meenub mulle veel vist seni viimane toimunud tantsupidu ja kui ta nimi Kalevi staadionil välja hõigati ning pärg kaela pandi, tuli mulle klomp kurku ja uhkuse pisar silmanurka. Ta on minu õpetaja. Nii. Minul on ka klump kurkus ja pisarad. Ma püüan ka natuke pisaraid tagasi hoida. Ükskord trennis tõi ta minu rühti teistele tantsijatele eeskujuks. Ma olin väga üllatunud, sest olin kindel, et teised tantsivad ja seisavad ja naeratavad minust eeskujulikumalt ja siiani, kui keegi mu kehahoiakut komplimenteerib, meenub mulle Urve. Urve Kilk, minu klassijuhataja, minu eesti keele õpetaja, minu rahvatantsu õpetaja. Kas saab olla paremat kooslust? Urvet meenutades tuleb kõigepealt meelde sõnad korrektne, täpne, eeskujulik, nõudlik, autoriteetne, hooliv, empaatiline ning inimsuhteid väärtustav. Mäletan, et Urve tunnis ei saanud spikerdada ja pidime palju kirjandeid kirjutama. Siis tundus see tüütu, aga täna olen väga tänulik, et mul oli nii tugev eesti keele õpetaja. Vahest tahaks tagasi kooliaega. Äkki teeb Urve meile kordustunni. Rahvatantsutunnid olid alati meeleolukad, rõõmsad ja töised. Kindlasti olen selle rahvatantsu pisiku saanud õpetaja Urvelt ja püüan seda süstida ka enda lastesse. Urve Kilk on heas mõttes vanakooli õpetaja ja töötades nüüd ise haridusvaldkonnas tunnen just sellistest headest vanakooli õpetajatest tõeliselt puudust. Egle Kallikorm. Vot sellised ilusad mälestused sinu inimestelt. Oi, täiesti uskumatu, mida ma kuulen. Esiteks, Kaisakene, sa oled nii palju vaeva näinud ja mul on väga hea meel, et nii paljud on kirjutanud. Poleks siiagi uskunud, et sellised detailid on meelde jäänud ja oluliseks peetud.
väga huvitav, väga südant liigutav tõesti. Aga mida õpilased on sulle õpetanud? Mida on õpetanud? Õpetanud on kindlasti seda, et ei tohi olla liialt naiivne ja lapsemeelne, sest ma olen alati olnud ikka niisugune, kes alati usub kõike, mis räägitakse, sest mul ei tule pähegi, et keegi võib villast visata tõemeeli ja niisuguseid tempe teha, mis on kohatud ja kui keegi ennast niimoodi kangesti puhtaks püüab pesta, siis ma olen ikkagi uskuma jäänud, aga olen sellest eest saanud siis ka õppetunde ja leidnud, et nii naiivne siiski ei tohi olla, sest ilmas ei ole kõik väga õige ja väga hea ja kõik ei ole ausad, vaat eeskätt seda. Need inimesed, kelle mälestusi ma sulle täna ette lugesin, on sinu noored. Kuidas sulle tundub, et kuidas noored on aja jooksul muutunud? Noored on kindlasti aja jooksul muutunud. Mulle tundub, et noored on kiiremini täiskasvanuks saamas. Mulle väga meeldib, et noored on muutunud väga sageli korrektsemaks. Ei jooda, ei suitsetata enam. Ma ei ole kuulnud, et keegi bussipeatuses kiitleks, kui pilvituks ta ennast kuskil olengul jõi ja seal samas pahvib siis seda suitsu. Vaat see teeb suurt rõõmu ja on väga palju ettevõtlikke ja toredaid noori ja andekaid, oi kui palju andekaid. Aga eks igalühel ole ka muidugi oma pära. Ja võib-olla meie noorte omapäraks on praegu see, et kõik lähevad väga kaasa moega näiteks. Mul on väga valus vaadata, kui ma aastaid tagasi nägin neid noori, kelle naba kogu aeg välkus või siis palja peaga käimist ma ei räägi, seda teevad nüüd kõik enamuses, aga siiski nüüd juba rohkem mütsiga. Aga näiteks nüüd on jälle niisugune imelik mood, et püksisääre ja saapa vahelt paistab jällegi jalasäär. Ma ei tea, see on minu arust väga kahjulik tervisele. Mul on nendest noortest kahju, aga ma tean, et mood on nende jaoks väga tähtis. Või kas või need, millest mina siiani aru ei saa, need aukudega teksased, need räbalad jalas. See on nii moodne ja nii ilus ja ühesõnaga selliseid kombeid on, mis on minuealisel raske vaadata. Nendel aukudega teksastega noortel vist isa ei olnud rätsepp. Vastupidi, nüüd nad teevad ise neid auke ja maksavad kallist raha, nii et moed on ikkagi väga hullud lood. Ja mis mulle ka ei meeldi noorte juures see, kui kuidagi väga vabalt käitutakse. Näiteks mulle meeldib ikka, kui televisiooniski seal vesteldes ikka inimene istub korrektselt, ei tõsta oma põlvi lõuani ja ei hoia jalgadest kinni ja ei lösuta, aga väga palju selliseid noori näen, kes lösutavad Anuga vesteldeski, Anu nii korrektne noor inimene seal vestleb nendega ja nemad noored mehed, just nimelt noored mehed on sellised, kes viskavad oma jalad üle põlve ja venitavad aga järjest kaugemale rinna poole ja see on minu arust täiesti hirmus ja mis mulle muidugi ka tundub hirmus, et labasus võtab siin ilmas maad. Lauludes labasus. Ma ei tea küll, kuidas roppused sa mõtled? Just. Ma ei tea, kuidas see näiteks võimalik on, et niisuguseid asju üldse juhtub. Ja kõik nagu respekteerivad seda, kas või see vabariigi 103. aastapäeva laul, see, kus viipekeele 5 miinust ja kus oli väga ilus koreograafia, aga need laulusõnad, kuhu need nüüd küll kõlbavad ja kõik olid väga rahul, tähendab väga paljudele meeldis, mulle meeldis koreograafia, aga kui need sõnad niisugused labased seal ühesõnaga lauldi, siis see käis üle mõistuse mul ja millegipärast seda nüüd korratakse ühte lugu. Ma olen mitu korda pidanud raadio välja lülitama, sellepärast, et ma kuulen jälle seda laulu raadios. Ja isegi miniturniiris Ivo Linna laskis lastel kuulata seda laulu tagurpidi. Lapsed leidsid kohe üles ja siis laskis ka normaalselt seda laulu ja just nimelt selle jubeda salmi. Kas sa mäletad oma esimesi hetki õpetajana koolis?
ma alustasin Töölisnoorte Keskkoolis siinsamas Kohtla-Nämmel. Ja muidugi üks niisugune lugu on meeles, kus ma leidsin, et inglid istuvad mul kogu aeg õla peal ja aitavad mind. Mis noor õpetaja, sageli noorem kui need töömehed ise seal õhtukoolis, pandi loomulikult kohe proovile. Ja ühe tunni alguses kohe küsib üks noormees suvalise kirjaniku eluaastaid. Ja ma ei tea, miks ma olin just seda vaadanud. Ja ma oskasin talle kohe vastata, sest ei ole võimalik, et kõikide suvaliste kirjanike aastaarvud kõik peas on. Mul ei ole eriti hea mälu ja mina kindlasti ei oleks teadnud, kui ma poleks ise enne vaadanud. Näiteks niisugune asi on kohe meeles nende esimesest tööaastast. See oli esimesel tööaastal. Kuidas sa näed ja tunned, et õpetaja amet on aastate jooksul muutunud? Oi, kindlasti 1000 korda raskemaks, arvan ma. Kuigi meil ei olnud muidugi mingisuguseid abivahendeid, ikkagi oli ainult kriit ja tahvel ja õpik, töövihikuid ka ei olnud. Kõik hiljem, kui hakkasime tegema neid lisamaterjali, siis aina kirjutasime ja tegime ka igasuguseid kartoteeke ja selles suhtes oli meil muidugi palju raskem. Aga nüüd kõik see digimaailm, mis on ja korraga õpetada just eriti praegusel ajal, õpetada nii distantsõppel kui ka koolis ja igal ühele individuaalselt läheneda ja kõik need erivajadustega lapsed ühes klassis. Ja kui palju on nüüd selliseid hüperaktiivseid lapsi ja peale selle vanemad, mida nad kõik nõuavad, milliste õigustega nad püüavad laste väärkäitumist näiteks õigustada. Ja nüüd näiteks ei tohi üldsegi enam kõike nõudagi laste käest, mida enne näiteks meie ikkagi, kuigi õpetajal oli see raske või lisatöö, ta pidi ikkagi kontrollima alati ka, kas töövihikud on näiteks korralikult täidetud. Aga kui ma veel asendusõpetajana veel meie koolis 7. klassi asendasin ja mäletan, et mina ikka korjasin ka töövihikud ära ja hindasin neid. Sellest tuli nii suur pahandus, sest üks venekeelse perekonna ema tuli lausa kooli, mis õigusega ma kontrollin tema poja töövihikut ja panen sinna veel halva hind, sest see oli nii jubedasti täidetud. Niisugused konfliktid, niisugused õigused, mida nüüd väga sageli just vanemad taga nõuavad. Igal ühel on õigus küll seda teha ja teist teha, sõnavabadus ja kõik, mis on, igaüks võib õpetajale öelda, mida tema tahab. See on minu arust täiesti kohutav. Kui paljude erinevate inimestega peab arvestama, et sa pead arvestama õpilastega, vanemad ja vanaisadega, kes ka ei ole võib-olla rahul, lapse vanematega? Keeruline. Ikka väga keeruline, raske on nendel ja muidugi eriti siin meil Ida-Virumaal ikka, kus ikkagi väga palju on vene peredest lapsi ja meie koolis ju tegelikult algas see lugu, kus võeti täielik vene klass, võib-olla see oli veel parem teatud määral, kui õpetaja Frolova võttis klassi, kus olid ainult venelased ja viis selle ka väga edukalt põhikooli ja pärast keskkooli nad lõpetasid, nii et see oli eksperiment, mitte keegi ei piuksatanudki seda, et peaks rohkem palka maksma. Eesti keele õpetajad on õpetanud neid vene lapsi ilma igasuguse lisatasuta siiamaani, nüüd alles hakatakse aru saama sellest, et ka Eesti koolis on tarvis anda õpetajatele lisatasu selle eest, missugust tööd nad siin teevad. Aga mis sulle õpetaja ameti juures kõige rohkem meeldis? Suhtlemine noorte inimestega, lastega suhtlemine, tänulikud silmad. See meeldis ikkagi kõige rohkem. Ja just nimelt see ja ikkagi väga palju toredaid lapsi, väga palju tarku ja väga palju nii headele sõnadele vastuvõtlikke lapsi ja tegelikult on ju ikka palju rohkem häid inimesi ja häid lapsi kui neid niisuguseid üleannetuid. Kas sa mõnikord igatsed ka õpetaja ametit? Ei, enam küll ei. Millal see igatsus üle läks? Mäletan veel väga hästi seda, kui tegelikult meie jäime ju pensionile väga varakult, juba 55-aastaselt. Ja ma ei mäleta, kas ma olin siis 60 või kuskil seal, siis kui läksin siit hommikul bussi peale, siis mõtlesin just, et küll on hea, et ma saan ikka veel tööl käia. Siis ma tahtsin veel väga ka eesti keele tundi anda.
aga noh, ma arvan, et kuskil juba 70, üle 70, kuskil 75, siis mõtlesin küll, et aeg on lõpetada. Ja õigesti tehtud muidugi, et sai lõpetatud, võib-olla jäi liigagi kauaks. Aga no tuli asendada veel pärast seda, kui ma sealt esimesest koolist seda aineõpetaja kohalt nagu lahkusin, siis tuli veel Nõmmel siin õpetada ja nii, et ikka ühte lugu veel. Ja nüüd ma tegelen eesti keelega ainult siis, kui ma teen kirjelduste korrektuure. Ma toimetan, ühesõnaga keeletoimetaja olen nendel tantsukirjeldustel. See on minu eesti keele töö. Räägime rahvatantsust ka, et mida sa rahvatantsu juures kõige rohkem armasad, kas tantsusammude loomist mõnele loole, tantsumustrite loomist pidude jaoks või õpetamist, esinemist, et mis sulle kõige rohkem meeldib? No kõige rohkem meeldib ikka see, kui sa näed oma töö tulemust. Kui sa näed, et rühm esineb väga hästi. Kui sa näed, et inimesed, kes esialgu ei olnud tantsuga nii väga, sina sõbrad on hakanud ilusasti tantsima, seda on eriti näha laste juures. Küll oli uhke tunne, mäletan üks kord siin Kohtla-Nõmme kooli kokkutulekul, kui oli avavalss, siis tantsupõrandale läksid kõik minu tantsupoisid, endised tantsupoisid ja tantsid nii kaunisti ja mul oli tõesti uhke tunne. Või siis ka, kui niimoodi tavaliselt tantsima olen ma ikkagi võtnud alates teisest klassist ja kui nad ükskord jõuavad siis sinna 6., 7. sa näed, et mõnest karupojast on saanud väga hea tantsija. No siis on ikka rõõmu, oi kui palju ja kui palju ilusaid tüdrukuid on hakanud tantsima, kui ilusasti nad tantsivad. See teeb südame nii soojaks, et kõik see vaev ja võib-olla mõnikord ka karmnõudlikkus tähendab, on siis järelikult läinud asja ette. Aga tantsusammude väljamõtlemisel, mis seal kõige keerulisem on? Ega see tantsu loomine, see tuleb tavaliselt, ma ei oskagi öelda, millest see tuleb. Mõnikord on tarvis teha seda tantsu ja mõnikord lihtsalt mingi sündmus inspireerib. Aga neid tantsusamme ma tavaliselt mõtlen ikka öösiti. Siis millegipärast ma olen üldse öötööline juba ülikoolipäevadest saadik. Ja siis kunetutel öötel siis tulevad tantsusammud ja muidugi muusika on see, mis tantsusamme seab. Sest see tantsusammud peavad kindlasti minema muusikasse. Kas närv on alati sees, kui sinu rühm läheb lavale? Närv on ikka sees, muidugi. Ma olen üldse suur pabistaja. Mis on läbi aegade olnud kõige raskem tants, mida on tarvis olnud õpetada? Muusikaliselt ja ka võib-olla liigutustelt kõige rohkem mulle meenub Kai Leete Kodumaine viis. Naisrühmale küll see oli raske tants. Ja siis oli veel Meri, ma mälet, kas oli Palmse või Soome Eesti tantsupüro oli ja siin meil ka oli Meri, kus oli väga raske muusika, nii et mina ei suutnudki lugeda neid takte välja, nii et ma mäletan, et õpetaja Teet Lokmai, õpetajate rühm oli mul siis veel, tema siis luges ja aitas mul neid takte lugeda niimoodi, et sammud õigeks said. Need on olnud raskeid, aga nüüd peab ütlema, et nüüd vanas eas on juba raske kaasaegseid tantse, ühesõnaga ma ei ütleks kaasaegseid tantse, vaid autoriloomingut õpeta, sest nüüd tehakse väga ebaloogiliste üleminekutega tantse, kus loogika järgi peaks ühtemoodi tegema, aga tantsu autor on hoopis teistmoodi nõudnud ja need väga head tantsijad, kes on, need ütlevad kohe, et õpeta, miks nii, peaks ju minema teise jalaga, aga need autor tahab nii ja liigijuhid on tavaliselt sellised, kes teevad täpselt nii, nagu autor tahab. Nii et näiteks Nälja Mihkel ja Loundi tants oli ka üks suur pähkel 5.–6. klassi poistele. Et üldiselt on igasuguseid pähkleid olnud. Kas valime kõige lihtsamad tantsud ka, et ma pakuks oige ja vasemba, et mul on see une pealt meeles, et 7 taga on pööre. Väga hea. Perekonnavalts ka? Ma ei ütleks, et oige vasemba kerge tants on. Ma mäletan, kui meil oli Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühm, siis Salme ja Ott Valgemäe oli see, kes õpetas meile seda kätlemist ja ma ei tea küll, pool tundi me kätlesime, enne kui ta rahule jäi, sest täpselt takti esimesel osal kätt anda polnudki niisugugi lihtne ja ega see kätlemine ei ole lihtne ja kui sa jalaga eksid, siis sa lähed kohastud teisele kanna peale, ma ei ütleks, et oige ja vasemba on lihtne tants. Aga eks, et rahvapärimuslikud tantsud ole muidugi lihtsamad.
noh, missugused võivad, näiteks kupparimuori on üks lihtne tants ja kuigi sellel on ka variante ja ma ütleksin isegi, et kaerajaan lastele on kerge õpetada ka kaerajaani, aga muidugi täpselt tantsida ei olegi nii lihtne. Täpsus on see, mis teeb tantsu ilusaks, kui on lavale vaja minna, siis peaks ikkagi olema väga korrektne ja täpne ja kui igaüks laseb nii, nagu tema peosaalis näiteks tahab tantsida või seltskonna tantsuna, siis seda ei sobi laval näidata. Mulle meenub see, et kui olid kuskil ülevaatused, siis alati, kui esinesid rühmad Narvast või Sillamäelt, vene perekondadest lapsed tantsid, siis nad tantsid nagu robotid, neil oli nagu nii sünkroonis kõik. Ja siis me saime aru, et kui vähe sünkroonis meie ilmselt oleme võrreldes nendega. Ja, see on õige küll ja nemad teevad väga täpselt. Aga kuidas viimased 12 kuud on sinu elu mõjutanud? Noh, ikka väga palju on mõjutanud. Esiteks muidugi esialgu oli päris hea möödunud aastal, kui ei olnud enam vajadust kuhugi minna. Väga hea on see päev, kui vanal inimesel, kui sa tead, et sa ei pea kuhugi minema. Aga teiselt poolt muidugi väga kurb, kui sa oled valmistunud, kui rühmad on valmistunud ja pidu pidada ei saa, muudkui lükkad edasi, nii nagu meil praegugi siin Nõmmel on, eks ole. Teame. Nüüd lükkasime jälle edasi, aga ilmselt ei tule ka sellest midagi välja. Nii et selles suhtes on kurb ja muidugi on kurb ikka ka. Me sellel hooajal püüdsime ikka ka tantsida, memmedega oleme kõige rohkem tantsinud, aga teistega järjest vähem ja lastega tantsime ka rohkem. Ikka kurb on, et kokku ei saa. Sest peale selle, et tantsutundides õpetakse tantsu, on ka tantsurühmades seltsielu ja seltsielu jääb ka kõik elamata. Et kurb. Sa oled üdini rahvakultuuri inimene, aga kas sa ise käid ka mõnikord kultuurielamusi vaatamas teistest žanritest ja mis sulle meeldib? Mulle meeldib väga koorilaul. Kui Rammi kontserdid on, siis ma ikka püüan alati kohale minna ja muidugi ka ansamblilaul, no näiteks Kaunimate aastate vennaskond või või naised köögis ja muidugi mulle meeldib ka väga teater, aga nüüd ei riski alati igale teatritusele minnagi ja tegelikult ei saagi, sest ega siit Nõmmelt pole lihtne. Sinna veel saab, aga kuidas tagasi on juba ise küsimus. Aga teiselt poolt on niisuguste tundmatute tükkide vaatama minek ka riskantne, sest iial ei või sa teada, mida sa sealt lavalt näed. Püherdamist ja roppusi ja väga seksikaid lugusid ja need mulle istuma ei taha. Kas sa oled poole pealt ära tulnud? Ei, poole pealt ma ei ole just ära tulnud, aga hambad ristis olen olnud lõpuni. Olen küll poole pealt ära tulnud. Mitte poole pealt, vaid olen lausa tulnud niimoodi esimese 2 laulu järel. Näiteks mäletan, kui oli Taukari kontsert selles kultuurikeskuses Kohtla-Järvel, siis esiteks muidugi šokeeris ta sellega inimesi, et ta püüdis rääkida vene keeles ja püüdis ühesõnaga nagu palus inimesed luba, kas ta võib ka laulda eesti keeles, sest see solvas mind hirmsasti ja muidugi kõik need inimesed, kes seal olid Kohtla-Järve inimesed saavad väga hästi aru eesti keelest. Ta oli Kohtla-Järve kultuurikeskuses. Ja see võimendus oli niivõrd tugev. Ma ei suutnud kuulata. Püüdsin küll kõrvad kinni panna, näpud kõrva panna. Sellest ei tulnud midagi välja, 2 laulu kuulsin ära ja siis tulin tulema. Praegu mõtlen, et vaene Taukar, kes nägi, et keegi istub ja hoiab kõrva kinni. No ma ei tea, kas ta nägi, ma ei olnud nii ees, aga igal juhul jube. Aga rääkides rahvakultuurist, et kas süda valutab rahvakultuuri teemal? Valutab küll, miks ta ei valuta? Võib-olla veel rohkem kui rahvatantsu pärast valutab mu süda kooride pärast. Koore ju peaaegu Ida-Virumaal enam polegi. Ja ega seal segarühmi ka ei ole. Ja kui siis veel igasugused niisugused õnnetud juhused tulevad, nagu möödunud aastal oli see, või aastal 2019 oli see juhtub, et 5.–6. klassi rühmadest pääses ainult 1 peole ja segarühmadest pääses ainult 1 peole. Vaat siis läks niisugune pahandamine, et üle terve maa ja kõlakas, et Ida-Virumaal ei osata enam tantsida, mis siis, et naisrühmadest jäi ainult 1 maha, pererühmadest jäi ainult 1 maha ja eks see mõjus üldse halvasti meie mainele ja nende rühmade niisugusele
siseelule ka, nii et küllap mõnigi tantsija arvas, et ta jätab selle loo maha, aga õnneks ei jätnud, need rühmad ikkagi tegutsesid edasi. Nii et järjest vähemaks jääb, ju raske on kokku saada, näiteks ma nagu ütlesin juba, et gümnaasiumis ei ole rühmi. Tähendab just nimelt rahvatantsurühmi, ei ole rahvatantsurühmi, ei ole koori ja muidugi väga palju ikkagi loeb see, kui ikkagi entusiast on ees, siis ehk suudab selle kokku panna. Ma mõtlen, et kui tuleks sinna gümnaasiumisse ka üks tubli koorijuht, võib-olla ta suudab siis noori innustada, aga niimoodi väljaspoolt Irvo Surva tahtis teha Jõhvi gümnaasiumis ka noortekoori, aga ega sellest midagi suurt välja ei tulnud. Need valutab küll seda, just mis siin Ida-Virumaal sellest saab, sest mujal on ju väga palju, tantsurühmi on ju niisuguseid väga palju siin Eestimaal, konkursid on meeletud, kuigi seda rahvatantsu ei propageerita, aga inimestele meeldib see ja väga palju tantsitakse. Aga pühapäeval oli emakeelepäev, et selle puhul te väljastasite koos Maret Käisiga YouTube'is video eesti keelest ja et kes pole jõudnud veel kuulata, väga soovitan. Aga Urve, kas sul on endal ka parasiid sõnu? Ma mäletan, et millalgi oli. Kas oli see või midagi taolist, aga ma sain sellest lahti, kui ma teadvustasin, et see parasiitsõna tahab niimoodi hirmsasti külge hakata. Et tuleb lihtsalt ennast kontrollida, siis saab lahti. Mis sind täna meie eesti keele kasutuse osas kõige rohkem häirib, et võib-olla sul on meile mõned soovitused kõikidele, et mida kõrva taha panna, mille peale mõelda, kui me eesti keelt räägime? No vaat selle eesti keelega on tõesti niimoodi, et see on muidugi võib-olla minu kretinism eesti keele õpetajana ja keeletoimetajana. Ma ei saa kuulata raadiot ja televiisorit niimoodi, et ma ei pane tähele neid keeleapsusid. Näiteks täna hommikulgi Vikerraadios, ma juba eelmisel korral ütlesin selle Kuusk Priidu kohta ja nüüd pean jälle ütlema. Juba ta ütles, et ta muudab oma elu hulka põnevamaks, oleks pidanud ütlema hulga põnevamaks. Ja siis ta ütles midagi veel niisugust täiesti valesti, näete, nüüd enam mul ei ole meeleski, mis ta ütles. Ja ma ütlesin tol korral Maretiga rääkides, et tavainimene räägib, kuidas ta räägib, aga saatejuhid, kõrgharidusega inimesed, väga sageli tähendab lausa Eesti filoloogid, peaksid ikkagi, peavad tingimata rääkima õiget, sulaselget, puhast eesti keelt, aga nad ei räägi. Vaat Maretiga rääkides jäi mul rääkimata see lugu, kuidas Heleri All, väga niisugune rõõmsameelne saatejuht. Suvel oli mingi kontsert Tartus Toomeorus, see oli kontsert. Ta rääkis kogu aeg sõna kontsert valesti, mitmuse sellist kogu aeg kontsertitest ja kontsertitel ja kui ka saatejuht läheb saadet tegema, teab, millest ta räägib, no vaata sõnaraamatust järele. Kontsert käib tordi järgi. No, või sendi järgi, või ükskõik, või ta väga õige on, Kaisa, sul on väga õige mõte, et tuleb leida niisuguseid paralleelsõnu. Sent, sendi, senti, sert, serti, serti ja ongi kõik see, keegi ütle sentite. Kõik ütlevad õigesti. Vaat selliseid vigu lihtsalt ei tohi teha. Ei tohi lubada endale selliseid asju, nii et keelekasutus on jah niisugune väga oluline lugu meil. Mis su hobid on? Kuule, kas mul üldse erilist hobi ongi peale rahvatantsu? Sest tegelikult on niimoodi, et kuna nüüd varas eas ma veel praegugi saan endale leiva peale ka vorsti raha teenida just nimelt hobialal, siis ma olen õnnelik inimene. Aga mis ma siis veel teen? No loen loomulikult ja mul on 2 aiakest. Oota, mis raamat sul praegu pooleli on? Oi, on Paadisillal. Täiesti võõrapärane mingisugune autor on, ma ei suuda seda praegu öelda. Paadisillal ma loen, mul on olemas memmede rühmas siin Kohtla-Nõmmel naised, kes väga palju loevad. Ja nemad siis ütlevad, mis on hea raamat ja siis ma võtan ka selle raamatu või saan nende käest ja siis ikka ma loen neid. Aga üldiselt
kaasaegseid neid Eesti autoreid ja ma üldiselt kardan jälle lugeda, ma näiteks väga püüdsin Melchiori lugusid lugeda, ma ei suutnud neid lugeda. See on kindlasti minu viga, mulle ei meeldi kriminullid, ma neid ei taha lugeda. Ja ulmekad ei meeldi mulle ka, mulle meeldiks ikka niisugune lihtne ja eluline ja armas draama. Mulle ei meeldinud ka Bogdan ja Serafima. Aga kõigile ei sai kõik meeldida? Ma ei tea, jah, väga hea raamat pidi olema, aga seal oli nii palju julmust, nii palju jõhkrust ja siis oli seal muidugi palju ka niisuguseid kirjeldusi, olukirjeldusi ja ühesõnaga ei istunud mulle kõik. Nii et püüan ka elulugusid lugeda, mõtlesin, et no võtan kätte ja loen isegi selle Mihkel Raua Võtku mind või saatan läbi. No lugesin, sundisin ennast lõpuni lugeda. Ja imestan muidugi, näiteks lugesin nende suurte tüdrukute raamatu ka. Nii. Sundisin ennast lugema, ma imestan, no kui avameelselt võib kõigest rääkida nendes raamatutes, eriti Kaire. Mitte midagi ei jää endale? Mitte midagi, no vaatad kuidagi hoopis teistsuguse pilguga seda naist nüüd pärast selle raamatu lugemist. Aga millest sa unistad? Unistan sellest, kui saaks jälle uuesti normaalset elu elada praegu, otse loomulikult. Unistan ka sellest, kui Kohtla-Nõmme saab tagasi selle eestluse kantsi maine, sest oli nõukogude ajal niimoodi, et ainus koht siin Kohtla-Järve linnas, ma olin tol korral Kohtla-Järve linn, on Kohtla-Nõmme, kus elas Eesti vaim ja Eesti rahvas. Mul ei ole midagi selle vastu, et ka vene rahvast siin elab, aga Eesti vaim peaks ikkagi peale jääma. Unistan sellest, et rahvamaja saaks uue kuue. See on küll väga suur unistus, aga ma leian, et unistada ikkagi ju võib. Aga mis täna teeb südame soojaks? Südame soojaks tegemisi on väga, väga palju. Kõigepealt need inimesed, kes minu ümber on, minu arust on ikka häid inimesi siin ilmas väga palju. Ja kui sa satud kokku nendega, siis süda võib kogu aeg sooj olla. No näiteks naistepäeval naabrimees toob lilli igasuguste kingitustega. Nad üllatavad mind. Või siis näiteks, kui 3. korruselt kuuleb jällegi naabrimees, kui hakkab mul see suitsuanduri üürgama, kui hakkan midagi köögis tegema sellist, mis natukene siis suitsuandurit ärritab, siis tema kohe jookseb. No ka see ei tee südant soojaks. Ja iga kohtumine nende tantsurühmadega ja tantsurühma inimestega ja näiteks sinuga täna teeb ju rõõmu, teeb ju südame soojaks ja kui palju on neid, kes tulevad vastu ja ütlevad, oi, tere õpetaja, ega ma ei tunne ja ma alati julge öelda ka, et ütle, kes sa oled. Ja väga, väga tore, tegelikult õpetaja on olnud olla väga tore, sellepärast, et alles vanas eas sa märkad, et sa oled ühesõnaga kellelegi meelde jäänud. Tuleb korstnapühki ja ütleb, et oi, tere õpetaja. Ja siis tuleb soojapumba tehnik ja küsin ta käest, et et palju ma siis võlgnen, ta ütles, et ei võlgne midagi, teie olete mu õpetaja. Ei teadnud mina üldse, kes see on. Või siis näiteks, kui Tallinnas tantsupeolgi näiteks sellel viimaselgi, kui me seal sõitsime ilusti kaarikus, siis ühte lugu hüütakse, et oi, elagu õpetaja Urve siit ja sealt ja teised imestavad, et kui huvitav küll, kuidas siin nii palju teatakse, aga Ida-Virumaa inimesed on need, kes mäletavad, kes hüüavad, kes peavad meeles ja üldiselt Ida-Virumaal on väga head inimesed. Nüüd me siis teame, mida me peame hüüdma, et tähelepanu püüda rohkem. Miks, aga elagu õpetaja Urve. Aga see ju rõõmustab, et sind tuntakse ja teatakse ja siis nad tulevad ja kallistavad, oi kui palju sooja kallistusi. Ja see teeb tõepoolest südame soojaks. Head inimesed kõigepealt ikka ja muidugi oma pere. Räägime kogu aeg tööst, aga oma pere ja oma kallid seal Väike Maarjas. Need teevad südame soojaks, nende peale mõtlemine juba teeb südame soojaks. Mis on elus tähtis? No mis on tähtis? Vaat tähtis ongi pere. Väga tähtis on pere ja minu arvates, ma ei tea, nüüd on see nii moes ja nii aktsepteeritud kõik, et elatakse paar aastat ja juba minnakse lahku, mis siis, et on lapsed juba ja tekivad need kärgpered. Minu arvates ei ole õige iga eksimuse või iga pahanduse pärast kohe ära joosta. Tuleb ikka osata andeks anda ja andeks paluda ja tuleb olla kannatlik. Ainuke õigustus lahkuminekuks on minu arust siis, kui on tegemist vägivallaga.
ainult siis, aga muidu tuleks ikka elada koos ühe perena, kasvatada rõõmsat lapsi, siis muidugi on väga tähtis tervis. Ja elada põhimõttel nii, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Siis on kõik hästi. Jah, ma mäletan ka seda juba kooliajast. No vaat, siis on kõik hästi, nii et tuleb osata suhelda. Üks kõige tähtsamaid ja olulisemaid väärtus on inimsuhete väärtus. Mida sa soovid inimestele, oma rahvatantsijatele, praegustele, endistele, õpilastele, endistele? No siin Ida-Virumaal soovin ikka väga seda, et jääge ikka Ida-Virumaale ja hoidke seda eestlust ja eestlasi siin selles maanurgas ka. Ma hindan väga neid inimesi, kes suudavad terve elu elada seal, kus tema juured on ja ei lähe otsima paremaid paiku. Näed, ise ma ei ole niimoodi saanud seda teha, aga ma leian, et enda õigustuseks, et mina olin ju laps ja ega seal missus ei oleks ka olnud võib-olla ehk võimalust. Ma ei tea muidugi, kas seal oleks ka elu samamoodi läinud, aga Kohtla-Järvele ma tulin pärast ülikooli tagasi sellepärast, et ema oli mul siin. Ma olin siin juba käinud 5 aastat koolis ja see oli nagu loomulik tee. Aga kõik need inimesed, kes siin praegu elavad, on tõepoolest väga ja väga suurt tänu väärt. Hoidke eestlust Eestimaal, hoidke eestlust ja ilusat eesti keelt puhtana ja kaunina siin Kohtla-Järve kandis. Kallis Urve, aitäh sulle tänase vestluse eest. Mul oli igal juhul tõeline au ja oled meile suureks eeskujuks. Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga tänulikud selle eest. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid selles osas, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!